Ma tahaksin kõik need puutsid maha võtta. Kõik? Ja siia purska praeda. Sinna keskele ma tahaksin roosiaia teha. Sinna? Jaa. Ei, see on mälestusmärk, sinna ei saa. Ei, selle võtame ka maha. Ja kus sa selle peaksid siis panema? Ära võtame, roosid on tähtsad. Erinevad värvi, punased, kollased, sinised, mustad. Ma tahan sellest mingi mustri luua. Mustad roosid? Jah. Okei. Ma tahaksin kuuski. Jõuludel oleks ilus sinna panna jõuluehteid peale. Kus sa need jõuluehtideed nüüd saanud oled? Mis jõuluehted? Kuusk ei ehita, mis asja? Sina ei ehi, mina ehin. Mulle ei meeldi need ka siin. Neid ma ei taha siia. See on traditsiooniline aia kultuur. Ei, ma tahan uut. Ma tahan uut ja moodsat. Ma ei taha mingit vana igavat. Kus sa oled võtnud üldse need ideed kõik? Roosid ja puud oma peast. Vaata, kui igav. Mis see palee ilmest siis vaata, saab? kui igav see kõik siin on. See palee on ka mingi vana, selle renoveerime ka ära. Ilus palee on. Sa võid sellele mälestusambale otsida uue koha, sinna ma seda ei taha. Kas see seal on ka meie maa või? Vist jah. Müüme maha selle. Saame raha, et meie aeda kaunimaks. Müüme maha. Ja mis me elame nagu mingi tikutopsis siin. Meil on kuninglik palee. See ei ole siin mingi suve kodus endal. Müüme maha. Aga me niikuinii kasuta seda. No isegi kui me ei kasuta seda, siis rahval peab olema näha, et meil on suur maa. Meil on suur palee. Kas sulle need meeldivad või? Missugused? Palmipuud! Palmipuud? Ei. Kiti! Su emme lööb mind küll maha. Ma tõesti unustasin selle neetud pitsat ja sinna kabinetti tagasi viia. Täiesti unustasin. Appi. Mu emanda plaan võib välja tulla. Ja kuningas saab tema peale pahaseks. Oh, issand. Palun tule aita ja kaitse meid. Reili. Mida sa ehmatad? Nagu tont hiilib siin. Järgmine kord ma kukun siia samasse pikali, saan südamerapatuse, mida sa siis teed? Palun vabandust, Reili. Ma ootasin teid. No mis oli siis? Mul juhtus väike näpardus. Nii? Vaadake see pitsat. Ära nusselda seda kardinat. Mis pitsat? See peaministri pitsat, mis ma teile ennist tõin. Mis sellega on? Tänapäeval ma unustasin selle pitsati peaministri kabinetti tagasi viia. Nii palju asjatoimetusi oli. Või jätsin selle kogemata enda kätte. Sa oled nii saamatud, te olete kõik nii saamatud. Meil on mõni ime, et te teine annad olete, oma peaga te üldse ei oska mõelda. Teid on vaja ainult käskida. Ma ei tea, mine pane sa nüüd kuskile siis. Sokuta kellegile kuskile. Nii kaua, kui see sinu käes ei ole sina süüdi. Aga Reili, see ei ole minu käes enam. No kus on siis? Maret surus mind täna nurka ja võitis selle pitsati minu käest ära. Ma ei tea, kust ta selle peale see tuli, et see minu käes on, aga ta võitis selle mõtte ära. Satainas! Sa saamatu kana! Kasutu oled, jah? Mida ma nüüd siis teen, sa rikkusid kõik ära. Sul oli vaja ainult see pitsat sinna panna, kus ta enne oli, aga ei, sa ju ei oska. Mida ma nüüd teen? Aga otseselt pole ju teie Reili süüdi. Ei ole jah süüdi. Sina oled minu teeni Anna. Mina jagan sulle käske, on kohe aru saada, kelle heaks sa neid asju siin teed. Palun vabandust, Reili. Ma ei taha sult mitte midagi kuulda, kao minema. Ruttu, enne kui avastatakse, et ta siin käid niimoodi. No kao minema! Teie kõrgeausus, mul on hea meel, et usaldate mind. Nii, et selle kõige taga oli Margareeta, no? Oli jah, imelik inimene ta ikka on. Oled sa selles ikka täiesti kindel?
jah, Maret rääkis. Maret võttis tema teenijalt pitsati ära ja siis jälgis teda peale seda. Tema teenijanna suundus kohe muidugi Margareeta juurde. Margareeta muidugi viskas ta koheselt oma toast välja, kartes, et keegi jälgib neid. Ja muidu äkki saadakse aru, et Margareeta on selle kõige taga. See Margareeta hakkab mind juba häirima. Temast peaks kuidagi vabanema. Rikub siin palee õhkkonda. No, sealt tulebki. Margareeta, tule siia. Ütle mulle, kes sa enda arvates siin selline oled? Ma olen selle hertsogkonna hertsogi ema. Veel olen ma troonipärijate vanaema. Tõsi. Ja kes olen mina? Milleks sellised küsimused? Mina esitan siin praegu küsimusi ja sina vastad nendele. Kes olen mina? Teie olete endine kuninganna ning praeguste kuninga ja kuninganna ema. Just nimelt. Ma olen selle riigi esiema. Kes sa selline oled, et sa minu ees ei kummarda? Ma ei märganud teid. Nüüd ju näed mind. Vabandust, teie kõrgeausus. Teie kõrgeausus. Margareeta. Ilmselt on see võltskiri teile tuttav. Seal olete ju teie teinud. Ma pean sind isegi kiitma, sest see plaan sul peaaegu õnnestus. Ma isegi hetkeks lõin peaministri usalduses kahtlema. Tublit tööd tegid. Sul oleks kõik peaaegu õnnestunud, kui poleks meie palee töötajad nii truud. Vastupidiselt muidugi teile. Mis asja te siit otsite? Miks te tulite siia paleesse elama? Ma tulin siia kuninganna palvel, oma lastelaste juurde. Muud midagi. Tõesti. Aga ometi avastame teid mingisuguseid salakavalaid plaane siin tegemas. Võltskirjad ja milleks need sahkerdused? Mida tahate? Seda võltskirja teinud mina, seda tegi minu teenijanna. Margareeta, jätke nüüd. Me mõlemad teame, et teenijanna ei tee sihukest asja ilma käsuta. Ma ei tea, mis talle pähe kargas. Seekord ma ei hakka kuninganna tegemisi rikkuma. Milleks talle jahkerdused sinuga, teil on niigi asju, mida ajada. Soovitan teil edaspidi, kui te juba sihukese toa siin püsti olete pannud, olge siin, püsige siin, näiteks koperdada mööda paleed. Ja öelge seda enda pojale ka, liiga palju on teid näha olnud viimasel ajal. Täna on päris külm ilm. Küll see palee näeb ikka kena välja. Ma ei teadnudki, et Anne-Marial on selline kunstniku hing. Kujundab siin palee interjööri ja ehitab veel botaanikaiagi. Tütreke, mis sul on? Sa näid kuidagi kurb. Pole mul häda midagi. Lihtsalt elan pingeid välja. Pingeid? Sa võid ju mind usaldada. Räägi. Jah. Räägi ometigi. Jagatud mure on ikkagi pool muret. Sa ju tead seda ütlust. Mõde. Ta ei suuda mu kohalolu kuidagi aktsepteerida ega taluda. Tütreke, mis jutt see on? Muidugi ta suudab sinu kohalolu aktsepteerida. See ei oleks ju praegu siin. Ema, pole tarvis mind lohutada valedega. Ta ütles mulle otse, kui väga ta mind vihkab ja ta ei taha mind siia. Ma olen siin ainult tänu kuningale ja sellele, et kuningas seda tahtis.
Kadrivai. Ma ju mõistan teda. Ma ise käituksin täpselt samamoodi aega, kes mind mõrvata tahtis. Ja kes oma lolli lapse ajuga mõrvas isegi oma isa. Et troonile saada. Aga sa kandsid oma karistuse ju Venemaal ära. Mis karistus see selline on? Olla 8 aastat pagenduses. Mõni teine, kes oleks sellise teoga hakkama saanud, oleks ülesse poodud ja talle poleks mitte kunagi säärast võimalust antud. Selle eest sa peaksidki tänama taevast, et said võimalus elada. Et said võimalus oma veast õppida. Ma ei suuda enam nii. Ma ei suuda taluda oma õepõlgust. Ka teie kõigiga, kes te siin palees elate, isegi teiega ei suuda ma suhelda. Või kui suudan, siis vähe, sest ma tunnen häbi ja kahetsust. Ja mind piinab see ja piinab ilmselt elu lõpuni, et ma olen nii mõnegi inimese ära tapnud. Et ma olen nii mõnegi inimese elu lihtsalt ära hävitanud. Ja veel inimese, kes ei ole mitte midagi valesti teinud. Ema, kui sa vaid teaksid, kui väga see haiget teeb ja elada selle tundega, et sa oled kellegi ära tapnud elu lõpuni. See on nii raske. Tütrekene, mina olen sulle juba ammu andestanud. Mina olen just see kõige õigem inimene sinu mõistmiseks. Ma elasin aastaid maailmas, kus nägin, mida võim tegi inimesega. Mida lähemal sa troonile seisid, mida rohkem sa sinna tahtsid. See oli nagu haigus. Haigus, millest on väga raske välja saada. Eriti siis, kui sa seda endale ei teadusta. Aga ema, ma tahan sult midagi küsida. Kas sa oled kunagi mõelnud trooni ülevõtmisest? Jah. Nii mõnigi kord tuli seda ette. Kui kuningas ootamatult haigeks jäi, tahtsin ma tõesti trooni ebaseaduslikult haarata. Ma ju nägin kõrvalt, kuidas teised riigid hammast jõusid ja meie riiki sisse tahtsid tungida. Kuid miski minus ütles, et ma ei peaks seda tegema, et ma peaksin jääma seaduslikesse piiridesse. Sellepärast ma nii väga tahtsin ka Anne-Mariat troonile. Ja poleks mina oma lollide plaanide ja sepitsustega vahele seganud, oleks kõik hästi läinud. Aga tead mis? Seda kõike poleks mitte kunagi juhtunud. Seda kõike halba, kui mina poleks oma lollide sepitsuste ja plaanidega vahele seganud. See kõik tegi asja mitu korda hullemaks, kui see tegelikult oli. Ära sina mõtle selliseid mõtteid. Kõik halb on minevik. Naudime praegu seda head olevikku ja veel paremat tulevikku. Oled nõus minuga? Liina Pärnele talust, kurdab napi toidu pärast. Teie kõrgeausus, tõin teile meie taluande. Mune, piima ja värsket liha. Oled olnud väga helde. Manivald. Ma kuulen teie probleemi. Teie kõrgeausus, meil on külas suur probleem toidu nappuse tõttu. Meil jätkub vaevalt toitu, et otsotsaga kokku tulla. Ja meid ei varustata toiduainetega, millega meid tavaliselt varustatakse. Kas te oma aadliku juurde pole selle probleemiga pöördunud? Me oleme iseseisev majapidamine, me ei sõltu aadlikest. Pöördusime küll kohaliku hertsogi poole, kuid tema ütleb, et tema võimuses ei ole kaupmehi kamandada. Härra peaminister hakkab selle probleemiga kohe tegelema. Püüame välja selgitada, kes on teie piirkonna kaupmees ning miks seda pole viimasel tegutsemas nähtud.
seniajaks aga maksame teile välja hüvitustasud ning eraldan teile palee varudest piisavalt toiduaineid, et nii kaua hakkama saada. Oh, teie kõrgeausus, te olete nii helde. Terve küla palvetab teie ja teile perekonna eest. Aamen. Manivald, hakka selle probleemiga kohe tegelema. Püüa välja selgitada, kes on see kaupmees, miks ta pole tegutsenud ja miks Hertsog midagi ette ei võtta. Maksa välja hüvitustasud ja ära koonerda. See rahvas peab oma probleemi tasustatult saama. Aita kõiki abivajajaid. Nagu soovite teie kõrgeausus. Hästi, lähme edasi. Robert Van Toll, mõisnik. Teie kõrgeausus, missugune au on teiega kohtuda. Ma tahtsin tänada, et te jagasite mulle audientsi. Mind on aastaid juba rõhunud suur murekoormus ja nüüd saan teile seda kergendada. Ma kuulan teid. Aastaid tagasi pöördus mu juurde üks meesterahvas. Ta oli väga tähtis riigitegelane ja muidugi mina usaldasin teda. Tema käsuks oli see, et ma pidin ühe naisterahva juurde minema ja teesklema selle naisterahva kaasat, tulevas kaasat. Justkui mina oleks selle tütarlapse ema poolt välja valitud kosija. See mees ütles mulle, et selle jama eesmärk on, et seda tütarlast kohutada, aga see tütarlaps ei olnud mingi idioot. Ta mürgitas mind. Ta mürgitas mind salaja, ilma minu teadmata ja viskas mind kartsa, kus mitte keegi mulle järele ei tulnud. Kas selles kartsas ma pidin veetma nädalad toitusin rottidest ja jõi mingisugust roiskunud vett. Aga õnneks läks mul hästi, sest üks jooksupoiss lasi mind lahti. Ja kuidas saan mina selle probleemi juures abiks olla? Väga hea, et te küsite seda. Väga hea. Ma lootsin, et äkki te ise oskate sellele vastata. Miks mind kasutati lihtsalt ära ja jäeti kartsa mädalema? Võib-olla mängis rolli lihtsalt halb asjade kokkulangemine või siis halb mälu. Kas tõesti? Martin, miks sa jätsid sinna? Teie ees on Liivi Eestimaa kuningas. Temaga rääkides kasutate te väljendit teie kõrgeausus. Kuninga nime suhu võtmine teesugustele keelatud. Te saatsite mind printsessi juurde. Te teadsite, et see näruga ei plaaninud mingisugust plaani vastu. Ja te valatasite mulle näkku. Miks te jätsite mind sinna keldrisse mädanema? Valve, viige see mees siit kohe minema! See kõrgeausus, mina ei unusta. Ma olen toonud vennaskonna. Jah, võin vennaskonnaga, kelle põhi eesmärk on teid troonilt kukatada. Teid ja teie õde. Üks teist valetas mulle näkku ja saatis hukale mind ja teine mürgitas mind ära. Aga vot, nüüd on minu kord. Kui te praegu mind kartsa visate, siis tuleb kogu mu vennaskond siia ja päästab. Nad praegu valvavad ja ootavad märguanned, millal öeldakse, et nad saaksid rünnata. Ja üks naljakas lugu veel ka selle, et seda vennaskonda kokku panemine, see oli käkitegu, teil on ikka üpris palju vaenlasi. Viige tas minema! Käi välja! Ja päev. Teie kõrgeausus, soovin, et saadab ta karsta. Lükka kõik tänased kohtumised homse peale. Saab tehtud mulle.
selle seina peame me laskma ümber teha. Ning hiljem lasen maalida see oma langad teenapildi. Oh, see oleks nii kaunis, teie kõrgeausus. Ja trepid. Kõikidele selle palee treppidele tahan ma vaipu, lillelisi vaipu. Ja käsipuu võiks olla kaetud sametiga. Sametist käsipuu. See on fantastiline idee, Mari. Nii me teemegi. Tõin teie juurde meie riigi kõige andekama ja oskuslikuma ehtemeistri, Anna-Selena Manaugeni. Tema tegi ka teie eelmise krooni. Mul on väga hea meel kohtuda ehtekustikuga, keda kõik inimesed kiidavad. Ma olen väga meelitatud, et saite nii ruttu siia kohale tulla. Oh, muidugi teie kõrgeausus. Kui kuulsin, et mind näha soovite, ma lausa lendasin siia. Tahtsin näha teie ilu, milles kõik pajatavad. Ilu? Ja kas see vastab siis tõele? Olete kaunimgi veel, kui räägitakse. Ja mida siis räägitakse? Oi, teist räägib iga endast lugupidav naine, kes tahab hea välja näha. Teie mood on võetud eeskujuks. Kõik tahavad teie moodi välja näha. Emad jutustavad teist oma lastele ja teie ilu võrreldakse kui ideaalnaise iluga. Mul on väga hea meel, et minust niiviisi lugu peetakse. Nagu ma aru saan, siis sina sainis ikka minu eelmise krooni. Tõsi, tegin teie krooni. Loodan, et see kuningannale meeldib. Jaa, see meeldib mulle väga. Kuid ma olen sellest üdinenud. Oi, kas me tegime midagi valesti? Ei, vastupidi. Kõik oli täpselt nii, nagu mulle meeldis. Kuid minu enda tööd käivad sealt üles alla nii, nagu tahavad. Ma tahan uut krooni. Ma tahan, et see oleks suursugune, uhke. Ma tahan, et kui ma astuksin ruumi, siis inimesed ahetavad seda krooni nähes. Ja nad mõistaksid seda nähes, kui suur see on. Ja alles hiljem märkaksid detaile, mis kroonile lisatud. Ma kujutan juba ühte visiooni endale ette, kuid see saaks väga kulukas olema teie kõrgeausus. Raha pärast ära muretse. Kuluta nii palju kui vaja. Kõik kulud saab kaetud kuhjaga. Loomulikult, kui mulle kroon meeldib. Kas võtad töö vastu? Loomulikult teie kõrgeausus. See on mulle suur au. Hästi. Kuninganna, ja paleesse võiks ka veel lilli tuua, see lisaks rohkem värve. Lilled on väga hea idee. Mulle meeldiks siin igal pool lilli näha. Ja see vahi, meie riigi kuninganna. Kui ma ei teaks, siis arvaksin, et ta on lihtsalt teenianna, kellel on ilusam kleit seljas. Nii kombetu, täpselt nagu Hildegard. Kas meie pühal riigil on tõesti vaja sellist kuningannat? Lapselikku, boheemlaslikku. Samal ajal on siin riigis nii palju tublisid inimesi, kas oleksid palju paremad valitsejad. Ta oleksid palju esinduslikumad, palju kombekamad. Aga Preili, me ei saa midagi teha, ta on kuninganna ju. Oi, saame küll ja peamegi tegema. Meie peame sellistest vabanema. Teie kõrgeausus. Oi, Margareeta, kas me oleme teil ees? Ei, loomulikult mitte. Ma tulin vaatama, millega te tegelete. Ma otsustasin muuta meie paleed, saada seda värvikamaks. Kõikide treppidel on lillelised vaibad, käsipuud tulevad sametist ja igal pool on lilled. Arutasin seda oma sõbrannaga. Vabandust, sõbrannaga? Meid ei ole vist tutvustatud. Jaa, see siin on Mari. Saage tuttavaks. Oh nii, loomulikult, vabandust. Peaksime vist minema teed jooma, meil on ju see aeg nüüd. Teie kõrgeausus. Issand, teeni Anna ja sõbranna. Varsti istume nendega ühises söögilauas ka. Sisse. Maret, aga kus lapsed on? Vabandage teie kõrgeausus, aga printsessid lükkasid teie soovi tagasi. Nad ei soovi siia teie juurde tulla. Aga miks ometi? Printsessid ei olnud põhjust. Lihtsalt saatsin mu enda toast välja. Mis nali see nüüd on siis? Palun mine too nad kas või väevõimuga minu juurde. Mul on vaja neid näha. Aga nad oli siin. Kutsu nad sisse. Printsessid, olge head.
Elfriede, Eliise, miks te minuga kohtuda ei soovinud? Miks te nüüd ometi vaikite? Ma ju näen, et midagi vaevab teie pisikesi südamekesi. No rääkige ometi. Margareeta palus meil teiega mitte rääkida. Jah, ta soovitas meil teist eemale hoida. Mida? Ta ütles, et te olete halb inimene, sest te tegite kuningannale ja kuningale kurja. Ta ütles, et teie meiega sama ei teeks, siis oleks parem, kui me hoiaks teist eemale. Ma ei ole mitte kellelegi mitte kunagi haiget teinud. Veel enam viga. Ma ei teeks isegi teile mu päiksekiired mitte kunagi haiget. Aga nüüd lepime kokku, et seda sama juttu, mida te rääkisite mulle, räägite ka kuningannale. Nõus? Lähme nüüd. Liisa ja Elfriede, ega te mulle ei valeta? Ema ei, päriselt oli ka niiviisi. Vanaema Margareeta tõesti ütles meile seda kõike. Ma ei suuda seda uskuda. Ega te vanaemale ei ütle, ta saaks meie peale väga-väga pahaseks. Jah, ta ütles, et kuninga ja kuninganna eest pugemine on vale ja seda ei tohi teha. Ja nüüd, kui ta kuuleb, et me oleme teile sellist asja rääkinud, siis ta arvab, et me poeme teile. Mis kuninganna? Teil olen mina ema, mitte kuninganna. Ja seda, mida räägib vana Margareeta, seda ei tohi uskuda. Vanaema Hildegard on endine kuninganna ja teda peab kohtlema austusega. Ja see, mida räägib vana Margareeta, ma ei taha kuulda, et oleks te veel seda uskuma jäänud. Nüüd aga vabandage vanaema ees. Vabandust, tegelikult. Vabandage. Teie vabandused on vastu võetud. Selma, vii lapsed magamisruumidesse. Ma ei suuda seda uskuda. Ma ei ole küll õige inimene seda ütlema, aga Margareeta on siin palees nii mõnegi elu ära mürgitanud. Millest sa räägid? Endine teenija Minna tasus pärast Margareeta siia tulekut tema soove täitma. Ta varastas peaministri pitsati. Õnneks jõudis Maret sellele jälile ja hakkas seda asja uurima. Teie kõrgeausus, pitsat olid siin Minna taskust, oma tegu ta ei eitanud. Milleks talle see pitsat? Margareeta tahtis kirjutada võltskirja. Ja et kiri usutavam oleks, lisas ta sinna alla ka pitsati. Mis kirja? Kiri sokutiti tema kõrgeausus Hildegardi asjade hulka. Selles kirjas just kui peaminister palub tema kõrgeaususel siit lahkuda. Miks toimub midagi sellist minu kodus? Ja ma ei tea mitte midagi sellest. Kuidas on see võimalik? Kuningas klaaris asjad ise ära. Ta andis Margareetale viimase võimaluse. Ta ei tahtnud teid häirida. Ei tahtnud mind häirida. Ma tean igast sellest sammust, mis siin majas toimub. Marek, kas sa said aru? See on mulle kõigest ette kandma. Ise ju keegi läheb öösel piima jooma. Nagu soovige teid kõrgeausus. Nüüd aga too Margareeta. Tütreke, miks sa seda naist siin hoiad? Miks ta ei lähe tagasi oma Häärberisse? Ta põhjustab siin palju sekeldusi. Fransile on see oluline. Sa ei saa teha kõike Fransi järgi. Frans on minu laste isa ja ma armastan teda. Sa ei saa laste armastusel ennast pimestada. Elus on palju tähtsamaid asju kui... Kui mis? Kui tema armastus. Ja mida ma teen valesti? Ma jahkan toetusi. Ma korraldan kultuuriõhtuid. Aga ikka mu rahvas nuriseb. Mida ma teen valesti? Kuninganna ei tee kunagi midagi valesti. Lihtsalt on rahvas see, kes tahab oma maailma peale suruda. Sina pead olema lihtsalt tugev. Sellepärast ma ei tahtnudki aastaid tagasi kuningannaks saada. Liiga palju sahkerdusi. Koos saame me hakkama. Tütreke, miks sa Kadrimaid põlgad? Ma ei suuda tema sinule aktsepteerida. Sinu on emakene. Sulle ma suutsin veel antestada. Sest nüüd ma mõistan sinu tolleaegseid tegusid. Kuid Kadrimai,
ta mõrvas mu isa, raske vabandada minust. ta kandis oma süü ju Venemaal ära. ta tunneb ennast väga halvasti sinu põlguse tõttu. ma tahtsin talle andestada. ma tõesti püüdsin. kuid kui ta minu tuppa astus, ma lihtsalt karjusin ta peale. minust pulbitseb viha tema vastu. ja veel see kiri. mis kiri? Franz tõi mulle kirja, kus on kirjas absoluutselt kõik Kadrimäe plaanid. tema süü, see on veel suurem, kui me arvasime. ta pole oma süüde kandnud. ta peaks olema veel aastaid pagenduses. sa kuulad jälle ainult selle Franzi teooriaid. miks sa teed nii? miks sa lased oma mõistusega niimoodi mängida? mida ma siis tegema peaksin? kas ma peaksin kõik unustama ja alustama puhtalt lehelt? nii oleks sulle endal parem. siin kirjas on kõik Kadrimäe süüteod. selle kirja kadus ka minu isa. Sisse. Teie kõrgeausus, te kutsusite mind. Margareeta, minu kõrvu on jõudnud väga ebameeldiv info sinu käitumise kohta. Minu käitumise kohta? Sina ei sega minu jutule vahele. Vabandust, teie kõrgeausus. Miks röövisid sina peaministri pitsati? Ja ma sain ka teada, et sa oled minu lapsi manipuleerinud. Sa oled ässitunud vanaema Hildegardi vastu. Manipuleerinud? See on nüüd küll mingi arusaama. Arusaamatus. Kuidas võid sina minu sõnale vastu seista? Teie kõrgeausus, minu eesmärk ei olnud midagi halba. Tead, mind ei huvita sinu eesmärgid. Minu lastest hoiad sa nüüd eemale. Tahaksid paleest välja visata, kuid ma ustan Franz läks liiga palju. Teie kõrgeausus, ma luban, et seda enam ei kordu. Parem oleks, Margareeta. Parem oleks. Sa oled küll aadlik, kuid mitte selle palev keisrinna. Nüüd aga lahkusid ja väljud oma magamisruumist alles siis, kui selleks on tõeline vajadus. Teie kõrgeausus. Valve! Tule siia, palun. Mul visati praegu kiviga aken sisse. Sa oled kurt või? Kas sa ei kuulnud seda või? Sa lähed praegu välja ja otsid üles, kes seda tegi? Mine välja, jumal!
mõtlesin, me võiksime palees korraldada hubas salongi õhtu. Kuulaksime, kuidas nägus noormees meie klaverit mängiks ning jooksime veini. Tee muidugi morssi. See oleks tõesti hea idee. ema, kas võiksime paleesse kutsuda ka Nukuteatri? Jaa, Maret ütles meile, kuidas ta käis ükskord Nukuteatrit vaatamas. See pidi olema väga huvitav. Arvates tõesti? Jah, teie kõrgausus. Juba minu nooruse ajal tegutses Nukuteater väga aktiivselt. ema, kas me siis kutsume? Palun! No muidugi kutsume. Maret otsis sobib trupp välja. Sisse. Õde, te kutsusite mind. Vabandage teie kõrgeausus. Mul kogemata lihtsalt sulle uute. Luban, et ma... Õde, mul on nii kahju. Ära muretse, see on nüüd minevik. Maret, oli sa tooli juurde? Teie kõrgausus, võime ka kõik teie tänased kohtumist edasi lükata? Ei, kindlasti mitte. Me juba eile tegime seda. Peame täna kõik kohtumised kindlasti ära tegema ja mõned paberid on aega korda ajada. Anivald, kas sa leidsid selle maniaki, kes selle kiviga maknusesse viskas? Ei, teie kõrgausus, kahjuks ei õnnestunud see meil. See on väga halb. Ma tunnen, et ta võib teha kahju nii mulle kui ka oma perekonnale. Järgmine kord võib-olla ta ei piirdugi kiviga, viskab mul otse noa pähe. Kas sa võtsid kõik abinõud tarvitusel, mis ma palusin? Jah, just nii, härra. Kõik tänased külalised otsitakse põhjalikult läbi. Hästi. Tugevdaga palee öist valvemeeskonda. Saab tehtud. Hästi, alustame siis. Teie kõrgeausus, milline au on teid palgesse isiklikult näha. Rõõm, et olete leidnud tee minu juurde. Mis on teie probleem? Kahtlemata. Kuningas, mul on seoses probleem reetmisega. Lähened kuningale ettevaatlikult krooni taga, samal ajal kui Robert tuleb tähelepanu endale. Arusaadav, nuga on kaasas. Olen seda hetkel kaua oodanud. No ma täiesti usun, kes ei tahaks kuningat tappa ainult. Tee, mis palutud, ma saan hakkama. Kui elu armastad, siis ei itsata ka. Kas ma saan õigesti aru, et te taotlete mult luba, millega te saaksite oma naabri tema enda talust välja saata? Nii, see oleks ideaalne lahendus. Ma ei suuda temaga enam see talus jagada. Kulla härra, see pole kuidagi võimalik. Säärased lubasi ei saa isegi kuningas väljastada. Ta on ju kuningas kõige võimsam monarh, mitte mingi harppüks. Säärased väärtused pole. Kuningas! Anivald! Võtame kinni! Härra, on teiega kõik korras? Härra, on teiega kõik korras? On kõik korras? Anivald, mis siin toimub? Kes see mees oli? Nii kõrgeausus, 2 ümberriietunud meest tegid koostööd, et meie kuningat tappa. Nad hoidsid mind sama parasjagu kinni, kui kuningat kägistati. Kus mu poeg on? Ta lahkusid vaikides, ilmselt oma magamisruumidesse. Ma lähen seda vaatama. Kuidas on see võimalik, et keegi tugib kuninglikku paleesse kuningalla elukallale? Ma tõesti ei oska öelda. Pärast eilset situatsiooni me niikuinii kõrgendasime abiväges. Mis situatsiooni? Kuningas oli just magama heitud ja tema tuppa lendas kivi, kus oli ähvardus, milleks oli, et me jälgime sind ka magades.
kuidas on üldse võimalik, et keegi midagi sellist teha saab? ma ei oska seda öelda. sa leiad mulle kohe selle inimese, kes selle kõige taga on. ja tood ta minu ette. või muidu sa hakkad seal kohas seisma ja avad ise neid uksi. kas on selge? sa ütlesid 2 meest, ma nägin ühte, kus teine on? teine sai kahjuks põgenema. Põgenema! sa lähed ka meid kõik kohad praegult ära ja et ta oleks mul siin täna õhtuks. kas on selge või? jah, teie kõrge ausus. siis mine! sa oled oma peast ilma.